Kohe-kohe kuulutatakse avatuks suur puhkuste hooaeg. Suvi ju selleks ongi. Kes kuidas seda veedab, see on juba igaühe enda otsus. Aina populaarsemaks on kujunemas puhkusratastel. Täna kordame üle, mis peaks teadma sõiduki puhul enne pikemat matka. Kõige lihtsam on väline vaatlus, et kuskilt midagi ei ripuks, oleksid asjad oma koha peal ja samamoodi ka rehvid vaadata üle, et kas nad on õige mustri sügavusega, on nad siis terved ilusti, ei ole muster ebaühtlaselt kulunud, ja siis loomulikult kapoti alt vaadata, et kas on kõik tehnilised vedelikud, oma tasemed on paigas ja siis kõik see muu, mis on siis seaduse poolt nõutud, et kas need asjad on sul ilusti autos kaasas olemas. Selles ei ole midagi imelikku ja see on lausa kohustus näiteks valgustusseadmed üle kontrollida. Väga tõsiselt tuleks suhtuda rehvide kontrolli. Enamus rehvitootjatel on tegelikult mustri vahel on sellised väiksed klotsid, mille pealt on ilusti näha, et mis on see miinimumsügavus. Kuna seadusandlus on riigiti erinev, siis peab lihtsalt teadma, mis see miinimum mustri sügavus on. Et meil Eestis on suverehvi puhul 1,3 mm ja kõige lihtsam on seda ikkagi mõõta spetsiaalse selle ristaga, mis siis näitab täpselt ära, kui sügav see muster sul on ja seda ei tohi mõõta ainult ühe koha pealt, et ringi ratas tuleb erinevate kohtade pealt seda mõõta ja erinevate külgede pealt, et see ei ole niimoodi, et ühe koha pealt mõõtsid, nüüd on korras. Ja ühe ratta mõõtsin? Ja ühe ratta mõõtsin, kindlasti, et kõik 4 ikka tuleks üle vaadata ja kui autol on varuratas, siis loomulikult ka varuratas tuleks üle kontrollida. Et kuna meil nüüd on see hooaeg, kus on siis putukaid palju ja kui nüüd ütleme esiklaasi või tagaklaasi siis mitte piisavalt puhastada, siis kui lasta nendest laiba jälgedest siis kojamehed üles, need rikuvad suhteliselt kiiresti selle kojamehe ära ja hakkab neid jutte sisse jätma, mis siis ühtlasi ka häirib seda vaatevälja. Tagumise kojamehe puhul on see, et kes autot väga tihti ei pese, tekivad need pigitükid sinna tagaklaasi peale, siis see omakorda nagu liivapaber ja rikub siis samamoodi selle kojamehe suhteliselt kiiresti ära. Mis peab autol kaasas olema, hästi varustatud autol, mis peab kaasas olema kindlasti? Seda nüüd on selles mõttes raske öelda, sest et siin nagu sükest kuldset kesteid ei ole, et kui me võtame täna, mis esindustest välja veerevad autod, kui me räägime siin varuratast näiteks, siis uutel autodel reeglina ei olegi enam varuratast, on see rehvivaht, see peaks kindlasti olema, kui varuratast ei ole, siis peab rehvivaht olema, kompressor, töötav kompressor soovitavalt ja siis loomulikult tulekustuti. Miinimumnõue on Eestis 1 kilogramm, paraku elu on näidanud, alla 6 kilogrammi pole midagi teha, kui auto ikka põlema läheb, siis ta põleb maha. Ja siis on juba, ütleme, seadusest tulenevalt on ohutusvest, ehk siis helkurvest, kes kuidas nimetab, ohukonnurk, ehk siis et märku anda teistele, et kui olete tee ääres kuskil ja tõkiskingad. Apteek oleks vajalik ettevõtte autode puhul. Apteek ei kuulu kohustuslike varustusasjade hulka. Paha ei teeks ka pilka auto tehnohoolde raamatusse, et selgeks teha, millal viimati hoolduses käidi. Kui ka miski probleem teel ette tuleb, kas Bosch Car Service teenus saab ka kasutada mujal? Jaa, Bosch Car Serviceid on üle Euroopa, lausa üle maailma ja need on siin üle 10 000 kokku, et ükskõik kuhu te autoga satute, et kui te lähete Eestist näiteks kas või Austraaliasse, ei ole probleemi, samamoodi võtavad teid ilusti vastu ja aitavad teid, et kindlasti jätta ei jää, kui te sinna Bosch Car Servicesse pöördute, väga professionaalsed inimesed samamoodi teenindavad teid, nii et selles mõttes täna on ju meil selline nutiajastu, et selles mõttes, kui panna juba kas Google Mapsi või siis Waze'i või kõik need kaardirakendused meil on, et panete sinna Bosch Service, reeglina ta annab teile asukoha positsioneerimise järgi lähima kohani, ja juhendab teed kohale ka veel, nii et see ei ole üldse küsimus. Bosch Car Service kett on esindatud oma töökojaga ka Ida-Virumaal Jõhvis LM Service näol. Kui alustasime kunagi 1998 oli ja siis hakkasime nagu rohkem diiselautot tegema ja siiamaani ongi see nagu meie põhitööks jäänud. Pluss muidugi on hiljem tulnud juurde juba Bosch Car Service, autode hooldusteenindus. Aga diisel on olnud nagu põhi algus meil. Diisel toitesüsteemid, seal on need pihustid pumbad ja tänapäeva autol on küll juba heitgaasi paranduseks, küll EGR-id, küll tahmafiltrid ja kõik, mis nagu juurde kuulub ja selge see, et ka mootori kappremont ise ja loomulikult ka ülejäänud auto, käiguosa, pidurid, sillad. Bensiinimootoriga autodele kätt loomulikult ka ette ei panda ja kõik saavad ka selles osas teenindatud. On mingi eelistus automarkide osas? Ei, nii ei saa öelda, katsume ikka kõikidest jagu saada. Küll mitte 100%, aga üldiselt ei ole nagu otseselt kellegi peale rõhku pannud. Meil on üks Angaari osa ligi 500 ruutu, kus saab ka veoautot remontida.
LM Service puhul on tegemist vaieldamatult Ida-Virumaa piirkonna juhtiva remondiettevõttega. Näiteks diiseltoitesüsteemide remondiks on olemas väga kaasaegsed seadmed. Seda toetab veel lisaks Bosch Car Service keti liikme staatus. Kindlasti nagu tehnika iga päev uuenevad ka teadmised, mida sa pead kuskilt saama. Selles Bosch Car Service ketis olla selgelt on koolitused ja teave on paremini saadaval ja teiseks, kui Bosch on juba nii vana tegija terves maailmas, et ükskord see teadvustab ka Eesti klient seda. Nii et julgelt võib astuda suurele suvele vastu. Autot korda ja kui probleeme, siis leiab Bosch Car Servicest alati abi.